mina olen Kätlin ja minuga koos on Johan Rõõget. Tšau! Mina olen treener Rakveres asuvas Aqua spordikeskuses ja täna näitame teile, mida teha jõusaalis, kui satud siia esimest korda. Lähme trenni! Treeningut võiks siis alustada jalgadest. Esimene harjutus jalapressil. Igat harjutust võiks siis teha kokku 3 seeriat ja 15 kordust. Ehk siis teed ära 15 kordust, korra puhkad kuskil minut aega ja uuesti teise seeria ning minuti pärast ka 3. seeria. Raskus vali alguses pigem kerge. Järgmine harjutus treenib meil siis vastupidi ree esiosale, hoopis ree tagumist osa. Ja siin on jällegi oluline, et seljatugi oleks meil vastu selga ja et see tugi oleks meil korralikult vastu põlvi, et istmik oleks jälle vastu istet. Ja jälle kordusi 3 × 15. Jalgade treenimise võiksime lõpetada kükiga, mis on küll tehniliselt natukene raskem harjutus, kuid siiski võiks seda vaikselt harjutama hakata. Ja teeme seda siis miti masina peal, mis on kindlasti palju kergem kui tavalise vaba raskusega tehes. Ja võiks alla panna ka sellise pingi, et tagada seda, et kükki vajuks nii-öelda liigselt läbi. Vaid teedki rahuliku istega korraks pingile ja tagasi ülesse. Väga hästi. Ja võtad natukene õlgades kerge laiema hargseisu, varvad välja poole ja samamoodi 3 × 15 kordust. Ja jälgi ka, et selge oleks sirge, kõht sees ja sujuv tempo. Väga hea. Liigume edasi selja treenimise juurde ja teeme siis plokil laiad haardega seljatõmbe. Võid julgelt võtta laiemalt kinni veel. Just nii. Kindlasti jälgi siin istudes, et kui sa teed tõmmet, siis sa ei liiguks kehaga eest ära, vaid sa oled kehast nii-öelda paigal ja tõmbad lihtsalt kätega ja seljaga. Ja rahulikult ülesse. Väga hea. Ja alati jälgi ka harjutust tehes, et pingutuse ajal sa hingad välja. Ja jätkame siis veel seljaharjutustega ja teeme hantli tõmbe ühe käega. Ja siin on oluline, et sul oleks selg nii-öelda paralleelselt pingiga ja käsi läheb julgelt venitusse, eks ju. Ja tõmbad kirjalikult taha ja siit keha juurest. Väga hea. Kindlasti jälgi, et sa teeksid harjutust ka teise käega. Ja samamoodi 3 × 15 kordust. Võtame siis selja osa alaseljas rütuspingi juures. Jälgid, paned jalad paika, käed rinnale ning rahulikult liigud alla. Pea on siis nii-öelda kehaga ühel joonel. Vaade on otse stabiilselt. Ja jälgi kindlasti, et sa ei tuleks üle sirutusse. Et lihtsalt tuled kehaga just nii, et mitte liiga üle, näite kui õigesti tehakse. Just nii, tuled kehaga ühele joonele. Ja samamoodi jälle 3 × 15 kordust. Ja liigume edasi õlgade juurde. Väga lihtne harjutus. Õlapress, üles surumine masinal. Surud rahulikult ülesse, käed sirgeks. Just nii, samat harjutust saab tegelikult teha ka vabade raskustega, kuid masina peal on kindlasti lihtsam algustes. Liigume edasi rinnalast treenimise juurde. Surumine ette masinal. Jälgi, et küünanukid ei tõuseks siis õlgadest kõrgemale, eks ju. Pigem natukene allapoole. Just nii. Ja jällegi surud ette ja samal ajal hingad välja. Väga hea. Jätkame siis käte treenimisega. Ja kõige lihtsam harjutus. Kätega võrdamine hantlitega. Ja kerge pöördega siis. Ja korda mööda. Oleme käega 3 × 15 kordust. Ja kindlasti mõtled, fikseerid eks ju biitsepsit, kui tõmbad üles ka. Jätkame siis biitsepsi vastandlihasega ehk siis triitsepsiga. Võta kinni haltaardest. Just nii. Jälgi, et õlavarred oleks siin keha küljes ja lihtsalt sirutad käed alla sirgeks. Ja niimoodi jätkadki jälle 3 × 15 kordust. Ja liigume edasi siis kerelihaste treenimise juurde. Meil on olemas selline hea masin siin. Võtad nii-öelda köitestes kinni ja lihtsalt kõverdad. Ja jälgid seda, et sa ei liiguks nii palju mitte ette, vaid et otse nagu alla, et hästi kõhulihase kokkutõmme nii-öelda ja venitab pikaks vahepeal. Just nii, sujuv liikumine. Ja kordusi võid teha kuskil jälle 3 × 15 või kuni 20. Ja teine harjutus kõhule on meil rattas, mida saame teha matil.
Veidi selili maha, käed on kõverstud, jalad ka kõveraks rohkem. Ja viid kokku vastas käe ning vastas jala. Just nii. Sirgi jalg siis võimalikult alla. Proovi hoida see jalg ka otse, vaata, just. Ja kui sa tunned, et sa ei jaksa jalg üleval hoida, siis lihtsam variant ja tood jalad mati pealt. Ja kordame ta jälle viid põlve ja küünarnukki võimalikult kokku ja samal ajal hingad välja. Ühele poole ja teisele poole. Väga hea. Ja jälle 3 korda 15 või 20 kordast. Ja lihastreeningu lõpetame kerge venitusega. Alustame siis õla venitusest. Viid käe eest läbi ja teise käega tõmbad rahulikult enda poole. Samal ajal suru õlga kergelt alga poole. Tunned venitust? Ja sama asi ka teise käega. Väga hea. Võtame triitsepsi, käsi üle pea ja küünarnukist lükkad kätt natukene taha poole. Jälle teine käsi ka. Väga hea. Võtan biitsepsi, sõrmed alla poole ja tõmbad sõrmisid enda poole. On venitus või? Tunned, jah? Ja teine käsi. Väga hea. Nii, seljavenitus, pane jalad kokku, võtad põllude tagant kinni ja selja hästi kumeraks. Jalad on talle kõverdatud. Ja rahulikult tule püsti. Võtame rinnalihasvenituse, käed selja taha ja sõrm sööngusse. Hästi. Ja liigume jalgade juurde. Seisa ühel jalal. Teine jalg võta varvastes kinni, hoia põlved suhteliselt kohakuti. Ja tunne, et kui suudad puusa kergelt ette, eks ju, menib siit reie esimene osa siis. Teine jalg. Hästi. Ja jala tagumine osa ja säär. Asetad jala ette kannale ja võta varbast kergelt kinni ja ise kallutad siis keha ette poole. Ja teine jalg ka. No nii. Ja sellega ongi meie treening läbi. Aitäh, et vaatasite meie video lõpuni. Kui soovite minuga koos trenni teha, siis kirjutage mulle ja minu kontaktid leiate video alt. Aga kui soovite veel mis videoid näha, siis andke sellest teada all kommentaariumis. Likeige, jagage ja subscribe'ige. Tšau!